Tere tulemast tagasi väikeselt puhkepausilt ja järgmised 2 ettekannet siis pühenduvad ennast residendi õppele, et kuidas siis täisväärtuslik ja kõrgelt professionaalne spetsialist kirurg valmib ja mida võiks siis seal muuta. Anna Kolubeva on meil ortopeede resident, kes räägib julgelt filtritega enda mõtetest ja teistelt residentidelt saadud tagasisidest. Aitäh! Nii, tere päevast kõikidele. Minu nimi on Anna Kolubeva, ma olen ortopeedia nüüd 3. aasta resident ja mul on täna väga suur au rääkida ja tutvustada teile meie ehk siis kirurgiliste erialade residentide tänapäevast elu. Ja meie alt ma siis mõtlen kõigi kirurgiliste erialade residente, meid on kokku hetkel 66, aktiivselt õpib 56 ja kõige suurema populatsiooniga on ortopeedia ja üldkirurgia residendid, üle 20 inimest mõlemaid. Ja kuna ma mõtlesin, et võib-olla ainult enda eest täna ei oleks päris aus rääkida, siis ma tegin väikest sellist nagu sotsiaalset uuringut / küsitlust kaasresidentidele. Vastasid küll mitte kõik, ainult 26 inimest. Ehk siis see P-väärtus ei ole kõige parem, aga ma sain sellest uuringust mingeid järeldusi teha ja need järeldusid tegelikult klappisid päris hästi sellega, mida ma olen varem kuulnud meie ringides ja mida ma ise arvan. Ehk siis täna ma räägin mitte ainult enda kogemusest, vaid ka üldiselt sellest meeleolust, mis residentide seas on. Ehk siis palun don't shoot the messenger. Nii, tänase esitluse plaan on selline, et alguses ma räägin residentuuri ülesehitusest, siis me räägime plussidest, miinustest, residentide töökoormusest, puhkuste võimalustest ja lõpus teeme sellist väikest kokkuvõtet. Nii, alustame residentuuri ülesehitusest. Tänapäeval see jaguneb laias laastus 2 osaks. Üks osa on teoreetiline õpe ja teine on praktiline õpe. Ja kuna kirurgide jaoks on ilmselt natuke huvitavam praktiline õpe, siis alustame sellest. Et praktiline õpe koosneb samuti 2 osast, baasõppest, mis kestab 2 aastat ja erialaõppest, mis on 3-aastane nagu eriala süviti õppimine. Ja baasõppe on selline ühine, ehk siis 2 aasta jooksul me õpime ühise programmi järgi. Käime ringi, käime nii kirurgiatsüklites kui ka mitte ainult kirurgiatsüklites. Ja suures plaanis see on ühine kõikide residentide jaoks. Ainuke, mis võib olla natuke erinev, on valiktsükkel. Näiteks ortopeedidel valikus on radioloogia, kardiokirurgia, günekoloogia ja dermatoveneroloogia. Ja baasõppe ajal me mitte ainult käime ringi, vaatame, uurime, me alustame ka natuke iseseisvalt tegemisega, et sellest uuringust selgus, et enamus tegelikult alustab esimese operatsiooni juba 1. või 2. aastal. See natukene sõltub sellest, kus baasis sa oled, kuidas su tsüklid on järjestatud ja kes su juhendaja on. Aga suures plaanis 1. ja 2. aasta on see, millal me nagu kirurgidena, ütleme niimoodi, sündime. Tegelikult see üldõppe põhimõte on väga-väga lahe, sest me saame nagu vaadata, uurida, näha erinevaid kirurge, kuidas nad töötavad, kuidas osakonnad töötavad. Kahjuks aga päris elus see aeg ei ole vahepeal nagu päris optimaalselt üles ehitatud, sest et näiteks tsüklid, mis kestavad ainult 2 kuud ja kus sa lähed vaatama erialasid, mis on väga-väga spetsiifilised, sa loomulikult ei hakka nagu kohe neid suuri lõikusi ise tegema, ehk siis kahjuks su põhitööks jääbki kas elevastatiivne olemine, kas konksu hoidmine või siis paberitööd tegemine. Ja tegelikult see alguses võib-olla ongi väga õige koht residendina, kus olla, sest kui sa hoiad seda kaamerat või hoiad seda konksu, siis sa oled seal opi selle laua kõrval, sa näed kõike väga hästi, sa saad küsida, sa saad vaadata. Samas aga näiteks
kui satub niimoodi, et su juhendaja tegelebki ainult nende pikate mingisuguste onkoloogiliste lõikustega, siis nädala jooksul tal on 3 lõikust ja sa 3. korda lähed ühte ja sama asja vaatama, mis väga huvitav, aga sa saad aru, et sa päris elus sellega mitte kunagi ei hakka tegelema. Ja siis sa seisad seal 5 tundi ja mingi hetk saad aru, et no oleks võib-olla tõesti võinud midagi erialasisemat teha, näiteks ma ei tea, kas kirjandust lugeda või minu puhul näiteks ortopeedias kuskil olla. Et see on siuke mõtlemiskoht. Ja kuna esimeste 2 aastate jooksul me väga tihti roteerume, ehk siis kas või 1 või 2 kuu tagant, siis meil ongi see võimalus tutvuda, vaadata, käekirju vaadata, kuidas inimesed suhtlevad omavahel, kuidas osakonnad toimivad. Siin täpselt samal põhjusel on üks väike mure, et kui sa pead kohanema ja ennast näitama, ennast tõestama iga 2 kuu tagant 2 aasta jooksul, siis mingi hetk sa väsid natuke ära. Kui sa jälle tuled, et küsitakse, et kas oskad tõmmelda või kas oskad seda teha ja sul teine aasta juba lõpeb ja siis ikka pead nagu seletama, et oskan ikka. Aga no see paratamatu osa. Juhendajad vahetavad ja see on ka üks teine murekoht, et kui sa tuled uuesti ja inimene uuesti hakkab küsima, mis on loomulik, et mida sa oskad, siis sul tekibki veid selline Lonely Rangeri tunne, et sa tripid mööda haiglaid, vahetad osakondi, üritad midagi teha, aga seda nagu lõpp-punkti sul ei ole. Ja see võib olla üks asjadest, mida me natuke loodame muuta, sest näiteks gynekoloogidel on 5 aasta jooksul oma mentor olemas, kes oskab neid suunata. Ja ma arvan, et esimene, teine baasaasta ongi see õige aeg, millal see inimene võiks meil olla, sest et me ise veel väga ei tea, me vajame nagu suunamist, mingisugust nagu täpsemat tagasisidet, kui väike küsimustik, et kui tubli sa oled 1-5 ja nii edasi. Et see on küll mure, aga see mure tegelikult natuke väheneb juba erialaõppes, küll mitte igal residendil, aga minu isiklik kogemus näiteks näitab seda, et erialaõppes sul juba võib mentor olla, kellega sul tore, kes oskab nagu sind õigesse suunda panna. Aga nii, enne me saame sinna erialaõppeni minna. Meil on üks suur vaheeksam, mis struktuuri poolt meenutab päris palju seda ülikooli kirurgia eksamit või siis kirurgiasse sisseastumiseksamit. Ehk siis seal on test, kirjalik test, seal on kõik need kirurgilised erialad ja iga resident vastavalt erialale läheb veel suulisele vestlusele oma komisjoniga, kus ta näitab ka koonda 2 aasta jooksul tehtud tööst. Ehk siis seda, mida me oleme ise saanud teha, mitu lõikust me oleme saanud, mis need lõikused on. Seal eristatakse ka kas nagu suuremad või mingisugune pehmekoe, väiksed nagu nii-öelda punnikirurgia ja üleüldse see on see hea koht, kus natuke istuda, mõelda, mida sa oled teinud, kas sa oled õiges kohas ja tänu sellele ülesehitusele, et esimesed 2 aastat on ühised, on väga hea koht, kus tegelikult seda eriala vahetada vajadusel ja seda nagu juhtub meil vahepeal, et residendid kirurgias vahetavad üht kirurgiat teise peale ja pluss on see, et me ei kaota need 2 aastat. Me peame jätkuvalt sisseastumiseksamit tegema, aga vähemalt saab jätkata 3. aastast edasi. Nii, kui rääkida erialaõppest, siis siin juba hakkab päris kirurgi elu. Need baasõppemured suures osas kaovad. Väike mure, mis jääb, et näiteks ortopeedid ja lastekirurgid peavad kohustuslikke tsükle tegema Tartus, mis on, ma arvan, kõik saavad aru, et natuke keeruline, kus sa oled peaaegu 30, sul on pere ja lapsed ja mul endal ei ole, aga kolleegidel on pere ja lapsed ja sa pead aastaks tulema Tartusse. Kuigi ausalt öeldes ma olen kuulnud, et seda teemat saab läbi rääkida, et see nii rigiidne ei ole, aga faktina selline kohustus meil on. Lisaks erialaõppe jooksul ma olen hetkel 3. aasta alguses ja ma olen täpselt saanud sinna nagu aega, kus ma saan aru, et 3 aastast absoluutselt ei piisa selleks, et päris kirurgiks saada, et seda on katastroofiliselt vähe ja tuleb meelde see konksu hoidmise 5 tundi, mida oleks jällegi võinud teistmoodi kasutada. Ehk siis see tähendab seda, et nüüd me peame olema veel tublimad, veel rohkem motiveeritud, veel rohkem aktiivsed, ise näitama, et me tahame, me soovime, sest tegelikult kui kirurgia resident ise ei panusta
kaasa arvatud valvetes käimine niisama, siis hea tulemus tõenäoliselt ei tule. Et võrreldes esimese ja teise aastaga, kus sa olid nii-öelda laps ja olidki see ranger ja mitte kuskile mitte keegi, siin hakkab juba päris elu. Mul on see alles alganud, aga juba on tunde, et ma olen juba eriala resident, ma olen omal kohal, mul on omad kohustused, omad eesmärgid, mida ma pean täitma ja mis on tähtis, mul on hetkel ka oma nii-öelda mentor ja juhendaja olemas. Et seal küsitlusest selgus, et see mõnede jaoks on jätkuvalt probleem ka eriala selle osas, ehk siis suht privileeg hetkel, aga see mentor on see inimene, kellega ma igapäevaselt olen, kes teab, mida ma oskan, mida ma ei oska, mida ma tahan, kuhu ma tahan jõuda, ta oskab suunada, ta oskab näidata ja kõige tähtsam, ta oskab õpetada. Sest et hea kirurg ei tähenda, et ta on hea õpetaja. Ja seda ka tegelikult kaasresidendid mainisid, et see on tähtis, et seda peab nagu välja tooma. Ja ma olen hetkel Ida-Tallinna Keskhaiglas, kus ma resiteerun juba ülikooli ajast. Alustasin abiarstina, siis üldarstina ja nüüd residendina. Ja tänu sellele, et erialaõppes sul tsüklid natuke pikemad, sa jõuad kohaneda, sa jõuad ennast tutvustada mitte ainult oma juhendajale, vaid ka teistele. Eks lõppkokkuvõttes seda konksu hoidmist enam nii palju ei ole, sest et sa käid, paar korda vaatad, paar korda hoiad, loed kirjandust ja järgmine kord sa saad ise teha. Ehk siis see areng on täitsa hüppeline ja mõnus. Nii. Ehk siis praktiline õpe on väga huvitav, väga mitmekesine, väga väljakutsev, tore ja ma arvan, kõik kirurgia ja residendid täitsa naudivad seda. Aga räägime nüüd teoreetilisest õppest. Mul siin mõni punkt välja toodud, tegelikult neid on rohkem kui 1 või 2 või 3. Esimesena räägiks ülikooli poolt pakutavast teoreetilisest õppest, mis ma sain aru, on juba päris mitu aastaid samasugune enam-vähem. Ehk siis me peame läbima kohustuslikke loenguid iga eriala kohta, mis enamasti on 2-3 päevased, mis on Tartus ja mis on nagu tore. Samas aga tänapäeval võib-olla mõtleks, et eriti peale Covidit loengud ei ole see, miks sa pead kohale tulema ja võib-olla loengud saab teha ka online ja online loengud saab kuulata ka kodus diivanil istudes. Et selleks ei pea Tartusse tulema, sest Tartusse tulek on tore, aga kui see ei ole kohalik, see on keeruline ja see on kulukas, sest residendid peavad ise endale majutusi muretsema, ise endale seda nagu reisimist kuidagi korraldama. Või siis teine variant, kui ülikool ikkagi tahab meid kohal näha, siis näiteks mul on siin toodud anestesioloogia tsükkel, mis oli ainuke enam-vähem, mis oli interaktiivne, mitte lihtsalt loeng, et siis võib-olla saab neid muid loengud ka teha kuidagi nagu kaasavateks, näiteks, ma ei tea, seminarid või mingid opitoas käimised või midagi taolist. Teine ja 3. punkt puudutab rohkem üldkirurgiat, lastekirurgiat ja ortopeediat. Et ATLS on kohustuslik üldlaste ja ortopeedidele ja 3. punkt on AO traumakoolitused, et see on ortopeedide siuke nagu piibel, see on väga tähtis seda läbida, sest see tutvustab sulle põhimõtteid, kuidas üldse trauma käsitlus on, kuidas see töötab ja näiteks siin pildil olen mina ja mu kolleeg ortopeedia resident Kaarel, me käisime 2 korda basic ja advanced koolitusel ja selle koolituse ülesehitus on samamoodi, et meil on loengud, meil on arutlusseminarid ja mingi hetk meil on praktiline osa, kus nad toovad meile sellised luumakette, näitavad täpselt, kuidas luumurde peab parandama, kuidas see mehaanika töötab ja siis me proovime seda ise teha. Ja see on tegelikult väga tähtis, sest võib-olla alustada päris inimese peal on natuke nagu liiga palju lootust endale anda. Ehk siis tegelikult, mis puudutab minu eriala ortopeediat, meil on päris palju võimalusi ennast harida, lisaks sellele, mis ülikool pakub. Meil on võimalus nii teoreetilises mõttes kui ka praktilises mõttes ja mis on ka tore, et me ei pea seda enamasti ise kinni maksma. Selle finantseeringu jaoks on mitu võimalust. Kas haigla on nõus suht sageli maksma, kas firmad on nõus maksma või siis ülikooli poolt on ka tegelikult see toetusfond olemas. Igal residendil iga aasta. Ma nüüd täpselt summad peast ei oska öelda, aga see raha on tegelikult on, et tasub kasutada. Nii.
õppimine on tore, aga palju me päriselt töötame. Küsitlusest selgus, et enamuses residentidest töötab kuskil 200 kuni 250 töötunde kuus, mis on kindlasti üle normi. Ja peale residentuuri me enamasti teeme kas erialalisi valveid, kas oma haiglas või perifeerias või siis EMO-tööd. Ja kuigi tänapäeval räägitakse, et kirurgia residendid ei ole päris see, mis varem, oleme me ikka päris töökad ja altruistlikud mõnes mõttes, sest et jällegi küsitluses need 26 inimest, kes vastas, 70% nendest käivad tasuta valvetes. Ja see on loomulik ja oodatav ja ma seda nagu ei kritiseeri, sest kirurgia ongi raske eriala, kus õppekõver on pikk, kus sa ise pead panustama, ise olema motiveeritud ja see on nagu loomulik. Samas siinkohas ma pigem natuke ütleks ka kriitikat, et jällegi küsitluses selgus, et umbes kolmandik meist on tundnud ennast läbipõlenuna. Ma ei ole täpselt neid läbipõlemise küsimustikku teinud, aga kolmandik vastas subjektiivselt ja mul on telefonist leidnud üks väga hea illustratiivne pilt sellest. Ja õnneks maailm juba tänapäeval muutub sinna suunda, et keegi ei peaks tasuta tööd tegema ja kuigi me ise tahame, me ise tuleme, ise näitame initsiatiivi, on lootust, et mingi hetk see saab vastavalt ka tasustatud, sest et kahjuks või õnneks tänapäeval raha on tähtis. Ja siin raha kohas ma räägiks ka natuke sellel teemal, et kui palju residendid töötavad välismaal ja teeme väikest kviisi. Mida te arvate, kui mitu protsenti 26 inimestest käib välismaal? Õige vastus on 25, ehk siis veerand. Ehk siis tegelikult päris palju veerand spetsialiste läheb välismaale tööle. Ja kviisi teine küsimus on, mis te arvate, kus riigis me käime? Ja ma arvan, aimatav on, et õige vastus on Soome. Ja kuigi ma ei ole spetsiifiliselt küsinud, miks inimesed käivad välismaal, ma ise käin ka Soomes tööl, ma võin suht julgelt väita, et see ei ole nagu reisimise pärast või põhjapõdrate pärast või lagritsa pärast, seal on omad konkreetsed põhjused, miks me seda teeme. Ehk siis see on ka üks selline mõtlemiskoht, et mida võiks muuta, et seda protsenti vähendada. Nii, ja töö on tööga, aga puhkamine on ka tore. Või mitte puhkamine vahelduseks midagi tegemine on tore ja õnneks meil hiljuti tekkis selline võimalus, et ülikool pakub meile võimalust võtta akadeemilist puhkust kuni aasta aega ja mingil muul põhjusel peale lapse saamist või siis tervise parandamist, mis on suurepärane võimalus. Igaüks saab seda vastavalt oma soovile kasutada. Ma olen seda 2 korda ise teinud ja ma võin väita, et tulles tagasi residentuuri, mul oli küll lühikesed akadeemilised 2 kuud, aga tulles tagasi ma tundsin, et ma olen valmis, ma olen motiveeritud, mul on jõudu, jaksu ja ma tahan uuesti. Sest enne akadeemilist see läbipõlemise moment ikkagi natukene oli. Jah. Et see on tegelikult mega võimalus, mida ka nooremad eriarstid on maininud, et seda tasub kasutada, sest kui sa lähed juba päris tööle, kus sul on omad patsiendid, oma polikas, omad kohustused, siis natuke raske isegi seda palgata puhkust võtta, sest sinu peale ikkagi loodakse ja sa oled nagu osa kollektiivist. Nii, tuleme korraks tagasi. Ma olen küsinud residentide käest üldist küsimust, et kui rahul nad on residentuuriga. Ja kuna sellele küsimustikule vastas ainult 26 inimest, ehk siis vähem kui pool, siis ma mõtlesin, et ma otseselt järeldusi ei hakka teile pakkuma. Ma pigem näitan sellist kokkuvõtvat tabelit numbritega, kes vastas ja kui palju vastas. Et igaüks, ma arvan, saab ise mõelda ja oma järeldusi teha ja võib-olla mõelda, mida me saaks muuta, et see oleks natuke teistmoodi, veel paremaks. Ja mu aeg juba vaikselt hakkab vist otsa saama, et lõpus ma tahaks öelda, et tegelikult kirurgia residentuur on väga-väga lahe, huvitav, igatpidi arendav, nagu inimest arendav koht, oma küll muredega, plusside, miinustega, aga see on kindlasti seda väärt ja ma hetkegi ei ole tegelikult kahtlenud või kahetsenud, et ma tulnud siia
ja see ongi nagu väga tore ja mõnus ja selle ettekanne eesmärk on võib-olla kas või väikest tilka anda sinna suunda, et seda teha veelgi paremaks, kui see praegu on. Minu poolt kõik, aitäh teile! Aitäh sulle, Anna! Kas saalist on küsimusi? Ei ole praegu. Ma korra küsiksin su käest seda, vaata sa mainisid seda ja ma ütlesin ise ka, et ma tundsin, et kui sa lähed kuskile teise haiglasse või järgmise tsüklisse, sul hakkab see kõik jälle otsas peale. Aga kuidas seda saaks muuta? Kas seda saab kuidagi muuta? Ma arvan, et seda osa otseselt ilmselt muuta ei saa. Mida ma ise mõelnud võiks muuta, võib-olla teha need tsüklid veel lühemaks, et 2 kuud on liiga pikk periood selleks, et midagi nagu väga tõsist ära õppida, samas liiga pikk periood selleks, et mingid lihtsamad protseduuri õppida, no ma ei tea, ma toon näiteks mingi treenipanekud või uroloogias kateetripanekud või mingid sellised asjad, et siis sul lihtsalt ei kao see aeg sealt. Et see aeg võib kasutada juba erialaõppes palju kasulikumat, kus su kasutegur on kõrge, kus sa nagu hüppeliselt kasvad erialas. Et siis ei oleks nii suur mure. Aga kui palju sul praegu tunned, et residendina sul on võimalus kaasa rääkida residentuuri programmi koostamisel või muutmisel? Kas mõtled nagu haigla tasemel või siis ülikooli tasemel? Ülikooli tasemel meil on tegelikult see võimalus, me teeme seda tagasiside küsimustikku, kui ma eksi iga poole aasta tagant. Ma ei tea, kas sellest midagi suurt muutub, aga haigla tasemes on tegelikult sest kui sa oled pikemalt osakonnas, sa saad läbi rääkida nii juhiga kui juhendajaga kui ka teistega oma seda struktuuri, kuidas sa teed, mida sa teed. Näiteks ma olen palunud, et ma oleks osa oma juhendajaga, osa ühe teise juhendajaga ja osa päevakirurgias. Et see on loomulik, ilmselt kõik residendid seda teevad, aga tegelikult see ei ole kohustuslik, et mind oleks võinud ka niisama panna. Selge, aitäh sulle, Anna. Nii, ja suur au on mul juhatada sisse järgmine ettekandja, kes on ühtlasi ka minu esimene juhendaja, Olav Tammik, kes räägib siis enda kogemusest juhendajana, kuidas ta minuga hakkama sai ja kuidas ta edaspidi on hakkama saanud. Lugupeetud daamid, härrad, kõigepealt tänan kõiki vapraid, kes on päikselisel päeval siin viimaseks loenguks ennast ette valmistanud. Minu kogemus õpetajana on 25 aastat. Algas Anatoomia instituudis kirurgilise anatoomiaga ja viimased 15 aastat onkokirurgias. Ja minu ettekanne on siis õpetaja vaatepunktist, kuidas see võiks nagu näha siit poolt. Õppimine Wikipedia järgi on termin igal asjal olemas, et see on siis kas kavatsuslik või kaasnev millegi omandamine. Huvitav on selle juures märkida, et õppijad ise ei suuda sageli väljendada, mida nad siis õppisid või siis need, mida nad on siis nii-öelda õppinud, seda kuidagi mõõta. Üldse see õppimise mõõtmine on omaette vigur. Me kõik teame sellist klassikalist tingimise teel, et kelluke heliseb, sülg hakkab jooksma, refleksid toimivad. Et see on ju õppimise nii-öelda baas, seal näha on need õpilased, kes seda haiget seal opereerivad, ei saa nagu üksmeelele. Ja me teame, et harjutuste kord ja tasu suurus kindlasti parandavad seda tulemust. Ja mida selgem on, seda harvem on vaja stiimulit kasutada. Võib-olla mulle endale meeldib õppimise termini juures kõige rohkem see, et õpilases, tema käitumises või tema mõtlemises või peaks toimuma mingi muudatus. Selline muudatus, mis on nagu märgatav. Muidu me ei saa nagu ütelda, et toimus üldse mingisugune õppimine. Kui seda muudatust me ei suuda märgata, siis tegelikult õppimist ei toimunud. Hästi lihtsaks minna teaduslikule baasile, siis on ju seada, et neuronite vahel on seosed, kui need aktiveeruvad,
siis tegelikult see ongi õppimine. See õppimine, kui me suudaks programmeerida inimest neid seoseid kuidagi väliselt looma, siis oleks ju väga hea residenti õpetada, et ta tuleb, me programmeerime, tal on seosed olemas. Vastupidine protsess on ka, et kui seosed nõrgenevad, siis ununeb tegelikult kogu õpitu. Kahjuks me veel nii ei saa, kuigi eile, ma saan aru, oli loenguid AI-st ja võimalustest, siis me nii kaugele veel ei ole. Mälu on see, mida õppimise juures kavati tähtsaks peetakse. Mälu on ka omaette trikk, sellepärast, et neid vorme on väga palju. Siin on toodud näide selle ujumise kohta, et raamatust võib lugeda, ikka upud teivashüppaga on umbes sama, et võid ju väga kõik tehnika ja võtted ja nurgad, kraadid selgeks teha, aga latti ei ületa. Ja samamoodi teistpidi kingapaelu me seome kinni silmi ja kingad jalast ära ei kao. Mis siis võiks olla selline kuldne reegel? Üks. Hea. Kõige lihtsam on öelda seda, et õpetaja peaks kohtlema õpilast nii, nagu ta tahaks, et teda võiks mõni õpetaja mingis kohas kohelda. Näitena ma tõin selle Sokratese, kes ühtegi sõna kuskil kirja ei pannud, pani kõik oma õpilased mõtlema. Muidugi tal oli nii terav keel, et see ei lõppenud hästi. Ja siis ma vaatasin need reegleid. Õpetajatele on palju. Inglismaalt on pärit, mulle nagu just meeldis, et õpetaja peaks korstna puhastama, oma pliiatsid peaks valima, eriti siis ka õpilaste individuaalsele maitsele, et peaks nagu vastu tulema. Ja siis on ka tähtis, et õpetaja peaks igal palgapäeval nii palju raha kõrvale panema, et ta hiljemas eas ei jääks nagu ühiskonnale koormaks. See on päris vahva reegel. Muidugi on niisuguseid moodsamaid reegleid ka. Siis ma vaatasin, et õpetaja ei tohiks oma juukseid värvida mitte mingil tingimusel. Ja 2 alusseelikut, ma küll, see on nagu meeste puhul kindlasti raske, aga reeglid on reeglid. Igasuguse hariduse andmisel on olnud ju ka ajalugu. Ja ajaloos on Vana-Rooma riik, mis 700 aastat kestis, oligi öeldud, et ikkagi õpetamine oli standardiseeritud. Mingid asjad, mida taheti inimestele edasi anda, need olid paika pandud. Igal pool, Hispaaniast Süüriani, ja need standardid püsisid. Ja siis me jõuamegi selle küsimuse juurde, et mida me sellest õpetamisest tegelikult nagu tahame. Et see kõige esimene punkt ongi, et me peaks ju kindlaks määrama selle teema, et mida me kellele, kas ta siis, mida me talle selgeks teeme. Kas tal on tahtmine see selgeks saada, siis tulevad need faktid, mis selle protsessiga kaasnevad. Kriitika, sest et meil teadmiste baas ju suureneb, me näeme erinevaid ajastuid, erinevaid teadmisi, me saame võrrelda. Sellest toimub siis see süntees. Ja lõpuks ka esitlus, et tegelikult kui inimene on midagi ära õppinud, siis ta on võimeline seda ka esitlema ja ka teistele edasi andma. Kui nüüd vaadata jälle tahapoole ja just, et kuna me räägime alati nendest tänapäevastest asjadest, siis vanasti kirurgi puhul alati kirurg õppis oma õpetajaks. Ehk selles suhtes, et ta läks oma õpetaja juurde, õppis ära kõik, mis õpetaja oskaks ja saigi selleks õpetajaks ka edasi vastavalt siis oma võimetele, kui suures ulatuses ta siis seda oli võimeline omandama. Tänapäevases puhus tuuakse juurde see kriitiline aspekt, et õpilastel on rohkem voli siis õpetaja töösse sekkuda, arutleda selle puhul, mis on iseenesest hea, kuigi see kriitiline mõtlemine on alati, ma olen tähele pannud, et ajaloos kõik kordub, et 20 aastat tagasi vanad asjad võivad olla noorte jaoks täiesti uued. Ja see ei ole midagi paha, selleks oligi see õppimise protsessis see süntees ja kriitika.
Ma ise tegelen onkokirurgiaga süvendatult ja ma leidsin õppimise kohta mõned huvitavad ka artiklid. Aasia, Lõuna-Korea, Jaapan on sellised riigid, kus on väga kõrgel tasemel ja standardiseeritud maovähiravi. Ja siin on näha, et on oluline vahe, kas on opereerinud siis algaja või kogenud kirurg. Aga kõige huvitavam selle juures on siiski see, et ma ei tea, kas te näete seda alumist numbrit siin. Kõige halvemad tulemused on siis, kui inimene on mingil määral juba midagi teinud. Ja siis ta arvab, et ta on juba nagu hea tegija, aga tegelikult see statistiliselt tuleb välja, et sellel hetkel ta on hoopis kõige halvem. Natuke veel võib-olla sellest lihtsalt, et alati mõtelge, mida te teete, võib-olla see oli nagu residentidele mõeldud, et vähi puhul esimeses staadiumis seda vahet muidugi ei ole. Varase maovähi puhul seda ei ole, aga kui kriitiliselt jälgida, siis see murdepunkt on kuskil 2. ja 3. staadiumi vahel, kus tegelikult kõige rohkem määravad teie oskused selles, et kas see patsient terveneb või elab kauem. Ja veel üks huvitav artikkel, mis ma leidsin, et kui sa oled midagi välja õppinud, siis see läheb sul ladusalt. See on samamoodi Aasia see, et tõuseb kiirus ja eemaldatud lümfisõlmede arv ja paraneb ka patsientide elulemus. Nüüd, kui midagi on selge, siis sa teed seda ka ladusalt. Kui kirurgiast rääkida, siis on selge, et mida me õpime, on Halstedi dogmad, kuidas operatsioonil käituda. Kui see on selge, siis sa oledki kirurg. Aga õpetamise seisukohast on tähtis see, et õpetaja ja õpetaja vahel, õpilase vahel peaks olema partnerlussuhe. See peab olema niimoodi professionaalne suhe ehk leping, seda ei saa teha kuidagi mööda minnes ja pinnapealselt. Ja selle juures on tähtis, et õpetaja peaks olema esiteks oskama õpetada oma erialal tugev, tema käitumine, meeskonnatöö ja rollid peavad tal selgeks olema ja õpetaja peaks valdama ka siis hindamise metoodikaid. Ja õppija poolt, nagu igas lepingus on 2 poolt, siis õppija peaks nagu mõistma, et kõik, mis kliinilises praktikas nagu toimub, see kõik ongi õppeprotsess. Et kui ta läheb varem töölt ära ja midagi ei näe, siis tal jääbki midagi nagu nägemata ja midagi jääb nagu puudu. Ja see teine punkt siin, et aktiivne tegutsemine on ka nagu oluline, et tõid välja, et see kirurgide aeg, loengus ma kuulsin, on 10% tema tööst, siis kui inimene midagi õpib, ma usun, et te kõik saate aru, et kui lendate konverentsile või puhkusele lennukiga, siis te tahate, et see lendur oleks kindel ja lennuk jõuaks kohale. Selleks, et midagi selgeks õppida, te peate kiiresti ja palju tegema. Ehk tuleb olla palju lennutunde lühikese ajaga. Kui te jaotate oma õppeprotsessi 30 aasta peale, siis kunagi lendu ei lähe. Siis peate autoga minema. Ja kõige tähtsam on ka dialoog. Et kui see leping on juba loodud, siis õpetaja ja õpilase vahel peaks olema dialoog, mis arendab kahepoolselt. Muidugi oleks ka vahendeid ja seadmeid vaja, sellepärast et ilma ei ole see võimalik. Ja õppimiseks on ka vaja aega. Et väga ruttu tavaliselt need seosed seal neuronite vahel ei kinnistu, need jäävad siis liiga nõrgaks. Natuke veel ka iseseisva õppe puhul. Iseseisev õppe on tähtis, see pole küll nii efektiivne, aga avandab silmaringi ja kui teil on hea mälu, siis hiljem on seda sünteesi lihtsam teha. Simulaatorid, praegu on residentidel võimalus minu arust igas haiglas kasutada nii laparoskoopiaks simulaatoreid, need ei pea olema ka väga kallid, sest lihtsalt sõlmeõppimist võite teha ta igal pool bussis sõites või televisorit vaadates. Et simulatsiooni on võimalik alati rakendada. Ja võib-olla nende kokkuvõtte poole liikudes, siis see tegelikult igasugune kogemuslik episood, mis toimub siis töökeskkonnas, ongi õppimine iseenesest. See on küll mitteametlik lähtumine, teine pool on tähtis see, et ikka väga oluline on see struktuur.
et milleks teid, kui sa tahad õppida selgeks kilpnääret opereerima, siis õpi selgeks kilpnäärme operatsioon. Selleks sa ei saa nagu käia vaatamas korraks ja korra tulla ja korra minna ja kerra seal või kerra seal. Sa pead selle selgeks õppima. Siis sa nagu oskad midagi, et see struktuur peab olema kindlasti planeeritud ja olemas. Ja õppeprotsessidena on ju selles mõttes väga lihtne, et õpilane kõigepealt ju assisteerib, vaatab, siis võtab juba lihtsamad komponendid teha ja praktiline sooritus, kui ta on juba õpetaja poolt nagu nii palju küps, siis ta saab viia kas põhikomponente läbi ja kõige parem juba lõpufaasis, kui õpetaja on lihtsalt tal selja taga olemas ja ta iseseisvalt on võimeline sooritama vastavat tegevust. Ja lõpuks tahaks öelda, et kui te olete ilusti välja õppinud, siis jäägi ikka inimeseks. Aitäh! Aitäh! Mina tahaksin küsida, sa ütlesid, et õpetaja peab oskama õpetada. Kus need oskused tulevad? Ja kuidas seda on võimalik teha niimoodi, et kui osakonna tuuakse uued residendid, jagatakse ära lihtsalt vabadele kirurgidele, et need, kes hakkavad juhendajaks, neil on aega, panust, tahet seda teha? Ega see on raske küsimus, ega antiikajal ka polnud õpetajaid kerge leida. Pidid reisima kas mõnda teise linna võib-olla või teise riiki. Lähme Soome siis. Jah, nii on. Jah, aga aitäh. Kas küsimusi saalist? Ei? Aga lähme edasi siis aruteluga, et ma palun ettekandjaid lavale. Jah. Ei, ma istun üks pekku. Aga ma võin siia istuda, aga mul on kuidas sobib. Et te võite ka anonüümselt vahepeal küsida. Saame need küsimused ette esitada, aga doktor Palmiste võtab siin üle ja hakkab meid siis grillima. Et me leppisime kokku, et mina siis juhin selle diskussiooni osa, et meil on mõned Sliidosse küsimused tulnud, et võib-olla ma küsin kõigepealt doktor Tammikult, et sinul on kogemus nii Tartu residentuuribaasina kui siis Tallinna residentuuribaasina, et kuidas sul endal, olles näinud väga palju residente, see tunne on, et ja kuna sa oled väga armastatud residentuuri juhendaja, et ma ei ole kuulnud ühtegi residenti, kes ütleks, et tal ei meeldinud sinu juures olla. Aga kuidas sa kommenteerid sellist küsimust, et kas endiselt peab resident ära õppima kõik, ka negatiivsed käitumismustrid, mida ta juhendaja teeb? Aga ta õpibki tahes-tahtmatult kõik ära. Kui ta jälgib piisavalt aktiivselt oma juhendajat, siis ega seda ei saa ütelda, et halva juhendaja käes ei õpiks halbu asju. Ikka õpib kõik. Minu loengus tuli see ka välja, et ka tahtmatult, lihtsalt kohaloluga teadmatult õpitakse asju. Aga kui sina kolleegina näed, et üks inimene kogu aeg koolitab sellist niisugust asja, mida sa tegelikult tahaksid, et sa ei näeks, et kas sa sekkud? Ega praegu pole kellelgi keelatud ju sekkuda. Aga kas sa oled sekkunud reaalselt? Ma ei ole ilmselt igal pool kohal olnud, kus oleks vaja sekkuda. Väga hästi. Ma võib-olla kommenteeriks siia puhule ka, et eks residendil peab ka oma mingi common sense olema, et resident käib väga erinevate juhendajate juurest ja eks ta võtab endale kaasa selliseid võib-olla endale antud hetkel sobituvaid ja kohaseid ka käitumismalle ja mustreid, et ma arvan, on piisavalt võimalust võtta piisavalt head kaasa, mis sa tahad. Nojah, õppida saab igasugust asju, kõike lihtsalt igapäevases elus võib-olla hiljem ei pea kasutama. Jah, aga see eesmärk peab olema ikkagi selge. Õppeprotsessis, kui inimene läheb esimesse klassi, talle antakse aabits. Ta tahab õppida lugema.
See on suhteliselt selge asi. Kui ta on kirurgia resident, on ta radioloogia resident, on ta sisehaiguste resident, ta tahab õppida selgeks oma eriala. Eriala on küll jaotatud, aga seda saabki struktureerida, et ta õpib mingid asjad siis nagu selgeks. Selleks peab kahepoolselt pingutama. Ja siis, doktor Tammik, on mul veel üks küsimus sulle, et kuna sa oled nii laia haardega olnud nagu residentuuri juhendajana, kuna sul on tõesti kogemus nagu erinevatest kohtadest Eesti mõttes, ja nii pikk kogemus, et kas sa näed, kuidas need residentuuri astujate põlvkonnad on muutunud? Ma ise ennast ei näe, et ma vanemaks jään, tundub niimoodi ilmselt. Aga ma mõtlen just seda, et need residendid, et kas sa võisid midagi teha teistmoodi siis, kui sa olid näiteks seal oma residentuuri juhendaja karjääri alguses võrreldes tänase päevaga? Ma arvan, et ega need residendid tegelikult inimesena ei ole ikka kuskile muutunud. See ühiskond meie ümber muutub. Need nõudmised muutuvad, need võimalused muutuvad. Inimesed on ikkagi inimesed ja need baasprotsessid, mis inimestega käivad, need on endised. Lihtsalt see, et millised välised tegurid meid siis nagu lükkavad ühes või teines suunas, need muutuvad. Ja vastavalt see, et kuidas me nendele siis reageerime. Kas me siis jääme endaks või muudame ennast, see on nüüd juba igaühe isiklik küsimus. Kas meil on saalist mõnda küsimust? Jah, meil on üks küsimus, doktor Eesmaa. Tere, Hele Eesmaa, anestesioloog intensiivraviarst. Mida ootab, ma küsin hästi praktilise küsimuse ühesõnaga, mida ootab kirurg anestesioloogilt, intensiivraviarstilt sellel ajal, kui ta on meie juures tsüklis, ehk siis resident? See võib-olla on kõikidele teile küsimus. Võib-olla sina alustad. Ja ma võin alustada, et meil tegelikult see tsükkel kestab 2 kuud ja meil on 1 kuu aega anestesioloogia intensiivravis ja 1 kuu aega on opidoos. Et tegelikult see ongi üks nagu headest tsüklitest, kus täpselt piisabki aega, et aru saada, millega eriala tegeleb ja kuidas nemad meid näevad, aga mida me ise ootame. Mina näiteks tahtsin intubeerimist ära õppida, mis tõenäoliselt mulle ei lähe kunagi vaja, aga mida ma sain. Ehk siis ma arvan, igal ühel on natuke omad nagu eesmärgid. Kõige tegelikult saab anestesioloogidelt küsida ja saab kõike õppida. Aga kõige suurem, ma arvan, ülevaatlik, et kuidas nemad näevad meie tööd ja nendele nagu sõnumit anda, mida meie tahame. Anestesioloogia on minu meelest üks eriala, mis on kõikide teiste meditsiini erialadega väga tihedalt seotud, eriti ka kirurgiaga ja sellised baasteadmised tilkinfusioonist, ravimitest, erakorralise või ütleme kriitilises seisundis haige käsitlusest on kindlasti see, mida me anestesioloogia tsüklist saime ja kirurgina mina igatahes sain seal niivõrd palju käelist tegevust, kui ma tahtsin. Igale poole kuhugi midagi sai sisse panna, siis seda ma ka küsisin ja seda ma ka sain teha. Et eks igaüks võtab sealt selle, mida ta tahab ja see on kindlasti vajalik tsükkel. Mina vastaks, see on hea küsimus, et mulle üldiselt meeldib see meeskonnatöö, mida täna on siin ka välja toodud. Ja anestesioloog on kindlasti koos kirurgiga üks meeskond. Aga selleks nad ei tohi kogu aeg vaheldada. Mul on üks hea näide Milanos onkokeskuses doktor Aldrighetti tegi laparoskoopilist maksaresektsiooni, nendel on üks kindel anestesioloog nende oma grupi peale. Ja anestesioloog ütles, et kuule, et sul on alumises õõnesveenis auk sees. Pildi peal pole mingit auku näha, kõik on selge, aga anestesioloogil oli CO2 määr muutunud. Ja siis, kui hakati uurima, selgus, et ongi auk sees, saab kinni panna, et see on koostöö. Ja see tähendabki, et kirurg ja anestesioloog peavad olema ühe asja eest väljas. Nad peavad täpselt ka olema selline suhe, et üks ei saa tulla, et ta teab, et mis ma nüüd teen ja teine võib-olla ka on juhuslikult seal, et miks mind küll nüüd siia pandi. Et see tähendab ikkagi sellist tiimi, mis harjutab kokku, teevad ühte asja ja siis nad teevad seda kõige paremini. Jah, ma olen kõigi eelkõnelejatega nõus, et mul midagi lisada ei ole. Aga lähen edasi ühe küsimuse juurde, et doktor Targale, et kas sa kommenteeriksid toetatud õpetaja tööd meditsiinis? Mida siin on küll mõeldud?
eelviimane. Kui siin on mõeldud, kuidas on toetatud õpetava arsti teekond, siis sellest ma võiksin kindlasti rääkida. Ida-Tallinna Keskhaigla on üks eestvedav haigla selles suhtes, mis ei ole akadeemiline haigla, aga on võtnud oma selgeks eesmärgiks olla õpetava spetsialisti toetuseks ja arenduseks anda kõik. Ja see programm on kindlasti mind aastatega väga palju toetanud. Mul on oma mentor, kes mind aitab ja kellega me koos siis töötame välja uusi õpetamisalaseid koolitusi, seminare ja programme. Ja see ongi see, mis aitab õpetaja tööd teha, sest ega me kõik oleme arstid ja mina hea meelega olekski ainult opitoas. Aga see õpetamine oleks nagu panus, mida ma saaksin tagasi anda, et kui siin on antud teemat mõeldud. Nii, meil on veel üks küsimus, et võib-olla siis seda kommenteerivad nii doktor Tammik kui siis doktor Tark, et kas kõikidest keskushaiglas töötavatest eriarstidest saab juhendaja residendile, et doktor Tammik äkki kommenteerid PERH-i kogemust, kuna see on kõige värskem. Kas kõik saavad juhendajaks? Ega päris kristaalselt öeldes ma isiklikult täiesti rahul ei ole selle residentuuri korraldusega, sest et minule meeldiks, kui residendil selle tsükli lõpetades oleks mingisugune kvaliteedimärk, et juhendaja ja haigla kindlustab, et ta oskab seda. Aga kuna meil sellist süsteemi põhimõtteliselt ei ole, siis ongi see vaba voolu. Praegu saaksid sa ainult kontrollida, kas ta kateetrit oskab panna, sest seda sa suudad piisavalt tagada, et tal on praegu ta läbib lihtsalt oma aja ära ja kirjutab testi selle kohta, et ta on... Mis ta arvas sust? Praegu kirjutab testi selle kohta. Nii, doktor Tark. Jah, et see on väga õige punkt, et väga palju residendi õppest sõltub sellest, kuhu ta satub, kes on ta juhendaja, mis on osakond, mis on patsientide arv osakonnas, kui palju ta haigeid näeb, kui palju ta ise lõigata saab. Ja see on väga suhteline ja kindlasti ei ole kõik juhendajad motiveeritud juhendama, aga igal haiglal on oma selline praktikantide ja residentide number välja antud, mida nad on siis lubanud ära koolitada. Ja ega ei ole residentuuris tõesti tsüklites sellist hindamisskaalat välja pandud, vaid on suhteliselt subjektiivne, kus tsükli lõppudes siis juhendaja annab sellise paarisõnalise tagaside, isegi seda ei ole vaja teha tegelikult, on seal mingid linnukesed ära täita vaja. Et see oleks kindlasti üks paranduse koht, et see tagaside oleks konstruktiivsem ja siin võib-olla siis juhendajad peavad siis ka tagaside ülekoolile andma ja koos võib-olla välja mõtlema sellise hindamisskaala. Ja siis mul on küsimus Annale, et kuna minu residentuurist on samamoodi 20 aastat juba, või 20 aastat tagasi ma astusin residentuuri, aga sellest on nii palju möödas, mille ma lõpetasin, et kuidas praegu on teie enda meelsus residentuuris olevate inimeste seas, kas te toetate üksteist, kas te märkate üksteise läbipõlemist, kas te lasete üksteisele öelda seda, et kuule, et suga on midagi imelikku, või te olete konkurendid, sest eriti kui te lähete ju ühes samas tsüklis satute olema, kus te hakkate konkureerima, et kes lõikusele saab või kes täidab pabereid või kes selles valves saab osaleda, et kas see mõjutab seda residentuuri kvaliteeti? No ma olen enamasti olnud Ida-Tallinna Keskhaiglas, suuremas osas oma residentuurist ja tegelikult me olemegi üksikud enamasti, et haiglad vaatavad niimoodi enam-vähem, et me ei satuks väga mitu inimest korraga koos, aga need korrad, kui ma olen sattunud teiste residentidega, see keskkond oli alati super toetav omavahel. Me aitasime, me kutsusime, me aitasime nii kirjatööga, nii operatsioonides, et ikkagi nagu residendid on omavahel toetavad. Me küll ei suhtle kõik nii palju, et ilmselt aega väga ei ole, aga need inimesed, kellega mina näiteks suhtlen hetkel, meil on oma väike toetav keskkond ja kommuun olemas. Siis on mul selline küsimus, et sa oled täna 3. aasta resident, et
kuidas sa enda elu korraldad, teades, et 5 aasta pärast, et kui sa tahad veel mingit udupent asja, sa saad võib-olla konkreetses linnas, konkreetses haiglas, kuidas seda tänapäeval nüüd käsitletakse, kas käiakse sinuga juba rääkimas või siis on see, et see on kõik sinu enda osavuse küsimus, et kellele sa meeldid ja kuidas need variandid on? No, ma olen igasugust juttu kuulnud, hetkel ma olen alles selle erialaõppe algusetapis ja siin kohas on kõige tähtsam lihtsalt enda harimine, hästi aktiivne olemine, igal pool osalemine, sest tegelikult sa ei tea veel täpselt, mis su eriala nagu alaosa saab olla. Mind näiteks hetkel tundub, et huvitab käekirurgia, et ma nagu liigun ja üritan ennast nagu sinna suunda sättida, aga suures plaanis hetkel on enda harimine ja hästi palju tööd tegemine. Kas sa tahad midagi kommenteerida, Airi? Minu jaoks oli ka vähekene šokeeriv, et tõesti see residentuuri korraldus ja ei ole 20 aastaga nagu midagi muutunud. Aga ma väga tänan Annat, et ta julges siia tulla ja need punktid välja tuua, mis teised residendid on ka öelnud. Ja ma arvan, nii need muutused tulevad, et kui me ei räägi ja salgame seda, siis need muutused ei tule ja ühiskond on muutunud ja arstiõppe ja kirurgiõppe peab ka muutuma vastavalt sellele. Võib-olla üks asi, mida me võiksime veel kommenteerida, kuna meil tegelikult on see kommentaarina siia sellesse süsteemi ära toodud, et üks küsimus on, jätkame sellega. Jaa, doktor Varik, palun. Seal on selline asi, et ma olen väikese eriala residentuuri juhendaja olnud. Päris pikka aega, aga nüüd ma enam viimased aastat ei tööta. Praegu on ümbertöötamisel need residentuuri programmid. Aga mis tähendab iga selle pisikese tsükli järel, ju tegelikult on kõikides residentuuri programmides olemas, mida see resident peab selles väikses tsüklis saama. Nii et tähendab selles mõttes, nagu te ütlesite, et ei ole mingit kontrolli, siis see väga palju sõltub, kus see residentuur tõesti läbi viiakse ja kas on selliseid patsiente pakkuda teile, sest kahjuks on Eestis sündivus järjest langeb ja meil on järjest vähem patsiente, mida näidata residentidele ja mille peal õpetada. Et see on üks meie väikese riigi viga. Aga põhimõtteliselt on kõikide tsüklite taga ikkagi see, mida resident peaks sellest tsüklis saama. Ja pahatihti on niimoodi olnud, et see resident tuleb, üldkirurgia resident või ortopeedia resident tuleb lastekirurgia tsüklisse ja selle 2 kuu jooksul on tal valve Valgas, Rakveres, siis ta käib vahepeal veel Soomes ja selles 2 kuust, see tähendab seda, et peaks olema 40 tööpäeva, eks ju, sest vaevalt on ta kohal võib-olla 20 või 25. Ja kahjuks me ei saa sinna ka midagi teha, kuna ta on lubanud seal valves olla. Ja seda on üsna palju. Me oleme saanud siiani, tähendab sellel ajal, kui ma veel tööl käisin, saime residentidega hakkama üldiselt ja leppisime kokku, aga tegelikult on asi mitmepoolne, see ei ole ainult juhendajas alati, vaid on ka residentides. Aga on ka selliseid residente, kes on üldkirurgia resident, tuleb lastekirurgia tsüklisse ja oleks nagu tahakski lastekirurgiks saada, huvitub kõigest, need Need õpetamised ja õppimised on ikkagi alati vastastikused olnud ja tõenäoliselt ka nii jääb. Aga väga tore, et te sellest räägite, sest fakt on ka see, et kindlasti on puudujääk ja annab muuta neid asju. Aitäh! Ja aitäh kõigile residentidele, kes on meie juures õppinud. Ja meil on siis üks küsimus. Ma kommenteeriks ka korraks, et aitäh, Karin. See on huvitav, alati on igal pool mingisugune väike vastuolu. Ütleme see, et väga spetsialiseeritud osakondades tekib tõesti selline küsimus, et neid protseduure tehaksegi ainult seal ja väga vähe. Aga ma ütleks seda, et ma paljudes riikides tean seda, et residentuur on ehitatud üles niimoodi, et tuleb mingisugune protseduuride korduse arv saavutada. Ja residendid käivadki teistes haiglates selle pärast, et nad saaks selle numbri kokku. Et neil on vaja teha 200 koloskoopiat, koha peal ei jõua, siis käin 3 haiglas, siis on mul võimalik see number kokku saada. Või valvan selle pärast, et näiteks saada 300 apendektomiat kätte. Et siis on mul nagu luba liikuda järgmisesse etappi. . 2
praegu võimatu meil Eestis, nii et tähendab, me ei saa neid programme üldsegi siit üle võtta ja väga palju on ka neid residente, kes on tahtnud kas Saksamaalt või Inglismaalt isegi tulla siia, et saada neid operatsioone kätte, aga me oleme kõigile nendele öelnud, see ei ole võimalik lihtsalt, kuna meil endal ei ole üldse nii palju patsiente. Et jah, et kindlasti need asjad, meil on need arvud tegelikult olemas, aga me oleme Eestis püüdnud need arvud viia suhteliselt väikeseks ikkagi ainult sellepärast, et meie residendid saaksid kõik nominaalajaga lõpetatud, kes vähegi tahaksid saada. Ja tõesti tähendab, on väga tublisid residente ja kindlasti on ka tulevikus neid väga palju. Ma sain aru, et Neeme tahab ka rääkida. Ja hästi palju räägitakse vajadusest, et me peaks patsienti nägema kui tervikut ja et õppekavad võiks rohkem pöörata tähelepanu üldarstlikele oskustele. Et kuidas teie näete, et kirurgia õppe võiks seda soodustada, et kas te soovitate töötada enne kuskil esmatasandil või peaks siis õppekavassele rohkem tähelepanu pöörama, mis seal võiks teisiti olla? Mina arvan, et siinkohal võiks ikkagi võtta eeskuju võib-olla Põhjamaadest, et selline üks põhiõppe aasta, kus oleks praktiline aasta, võiks olla juures arstiõppe valdkonnas, et nagu Põhjamaades on see 2 aastat see tervisekeskuses olemist, aga tegelikult see 1 aasta näiteks ka lisaks, et sinna juurde kirurgia residentuurile, et ongi tervisekeskus või perearstikeskus või selline esmatasandi õppekoht tuleks juurde, et seda praktilist osa suurendada, et me praegu eeldame, et 6 aastat ülikooli üldarst siis lõpetab, eks ole, üldarst ja ta on saanud siis kokku selle 6. aasta praktikatsükleid ja siis ta peaks olema nagu valmis üldarstina töötana põhimõtteliselt. Aga me ju näeme, et see tegelikult ei toimi nii, et seda praktilist õpet on kindlasti väga vähe ja mina arvan, et nagu ka doktor Varik tõi välja, et see on ka patsientide puudusest tingitud kindlasti ja miks mitte siis hakata patsiente otsima ka mujalt haiglatest, et mitte ainult kliiniline õpe ei peaks olema siis Tartu-põhine, vaid patsiente on ka mujal Eestis. Meil on üks küsimus doktor Seepterilt päris taga. Mult ära ja ma rääkisin teile juba väga õige, 6 aastat õpib siin ja 1 aasta läheb perearsti juurde tööle. Nii, teiseks on see, et residendi eest ei vastuta mitte Eesti riik, vaid keegi isik. See on tema juhendaja. Ja juhendaja näeb seda residenti kuskil 10 aasta pärast ja siis ta teab, et näed, siin ma tegin vähekene kokku halba asja ja vaatan seda residendiga ma olen rahul. Et see peaks olema kontrollijaks nii ja ma arvan, et tulevikus ongi nii, et kui resident käib mitmete juhendajate vahel, väga õige, aga põhijuhendaja peab olema kindlasti üks. Ma olen täiesti nõus ja see võiks ollagi see aastate lõike see mentor, mis minu meelest günekoloogia residentuuris on väga hästi välja kujunenud, et ongi üks inimene, kes ei pea olema sinu juhendaja, aga see on üks inimene, kes katuselt kogu aeg jälgib sinu tegevust, toetab sind, motiveerib sind ja aitab leida õigeid suundi sulle. Et ma arvan, et see on see suund, mida teised kirurgia erialad peaksid ka üle võtma. Ma ütleks lühirepliigi vahele, et see, et kas on vaja eraldi üldarsti tsüklid residentidele kirurgias, siis tegelikult, kui inimene lõpetab ülikooli, siis akadeemiline haiguslugu on tal selge. Ehk haige uurimine ja ülevaatus. Selles suhtes oli doktor Kirst tõi välja ju Soome residentuuris on jaotatud. 1., 2. aasta võib-olla tõesti rohkem paberitööd, aga see oskus peaks olema kõigil selge juba ülikoolist. Ma veel täiendan. Eesti riik on vähe teistsugune. Siin on olemas Ida-Virumaa ja on olemas Lääne-Virumaa ja et Eesti riik oleks ühtne, peaks olema meie resident, eesti keelt rääkiv inimene Ida-Virumaal ja seal aitama neid perearste, kes on tulnud kaugelt maalt. Praegu meil rohkem küsimusi ei ole, et kui rohkem meilt siit ka doktor Põdramägi. Oota mikrofon ära siis.
Aitäh, väga kena diskussioon. Et küsiksin sellise küsimuse kõigilt teilt neljalt, kuidas teie suhtuksite sellesse, kui lõpeks ära see residentuuri kohtade tellimine läbi siis Sotsiaalministeeriumi ja läbi selle ülikooli, et kui raviasutused ise näeks seda perspektiivi, et palju kolleege vaja läheb, mis erialade peale ja tuleks nagu tellimus läbi siis raviasutuse niimoodi, et raviasutus vastutab siis selle inimese nagu väljaõppe ees. See tähendab seda, et ta võib selle inimese saata kuskile välismaale koolitusele, teistesse haiglatesse ja samas garanteeriks ka siis sellele inimesele selle töökoha. Sest praegult võetakse väga palju kolleege nagu vastu, aga neil nagu tuleviku mõttes mingeid garantiisi nagu ei ole, et kuhu nad tööle lähevad ja tegelikult mis see lõplik see väljaõppe on, et on väga-väga varieeruv. Ma tahaks seda kohe esimesena kommenteerida, sest see on olnud minu jaoks juba aastakümneid väga valus teema, kuna ma olen oma erialalt kardiovasulaarkirurg ja juba minu residentuuri ajal tehti mulle väga selgeks, et mul ei ole mitte kuhugi tööle võimalik minna. Siis, kui ma ikkagi residentuuri lõpetasin, siis tehti nagu võimalus minna Ida-Tallinna Keskhaiglasse, aga see tähendas tegelikult uue keskuse loomist. Ja see oli väga tore, nagu ma ütlesin, mulle väga meeldis, aga edaspidi on ka pärast minu residentuuri tulnud päris mitmeid residente, veresoonte kirurgid, kes tegelikult veresoonte kirurgidena tööd ju ei tee. Ja mis on nendel siis viga? Mina arvasin seda, et kui Eestis sa kirurgina tööd ei saa, siis sa oled joodik või narkoman. Ja kui sa isegi oled natuke joodik, siis tegelikult kõik teevad selle nimel, et sa saaksid terveks, aga tuli välja, et tegelikult see nii ei ole. Et tegelikult sa ei pea isegi joodik ja narkoman olema, et sul tööd ei ole. Ja see on väga suur probleem. See on väga suur probleem ja mul on hea meel, et sa ütlesid, sest ma tean, et ka sina oled ju sama reha otsas istunud ja väga nõme on. Väga nõme on seda enam, kui sa ei taha minna ära kuhugi Soome, vaid sa tahaksid olla Eesti arst, sest sind on koolitatud Eesti arstiks. Miks ma pean oma pere ära viima? Aga ma ei tea, kuidas see jõuaks selleni, et lõpeks ja ikkagi keegi võtaks vastutuse, et kui me toodame residenti, siis see on meie asi ka, et kas see on siis erialaseltsi vastutus või see on siis haigla vastutus, et selle esiteks oleks see väljaõppe adekvaatne. Et kui me ise Eestis ei vaja seda inimest, aga me tahame õudselt koolitada, et ta tahaks kuskil mujal riigis ka hakkama. Me tuleme nii väikesest populatsioonist, et see tähendab seda, et meil peame kontaktid, kus see inimest siis ka täiendavalt koolitatakse meie riigi raha eest. Aga jah, et ei saa olla niimoodi, et sa hoiad inimest 5 aastat residentuuris ja siis ütled, et aga kuule, vaata ise, kus saad. Jah. Et seda ongi väga raske üldsegi ennustada ette, et kui palju on meil näiteks 5 aasta pärast, kui üldkirurg lõpetab, teda oleks vaja, et kui palju neid üldkirurge on vaja, et kui palju meil on nagu pensionile minevad, teisele erialale minevaid surevaid kirurge, et me teame, et kui palju on vaja võtta ülikooli residentuuri kirurgise eriala esindajaid, et seda on väga raske ennustada ja minu meelest erialaseltsides seda küsida kindlasti ei ole adekvaatne, et nagu sa ütlesid, see peaks tulema sealt kohast, kuhu see resident lõpuks tööd saab. Mitte nii, et see resident vaeseke peab ise otsima, kuhu ta saab, kellele ta meeldib, kellele ta jalgu ei jää. Et see peab hakkama kohe värskest noorest peast õpetamine täpselt oma käe järgi selliseks töötajaks, nagu üks haigla tahab, et tal oleks. Ja see on väga õige suhtumine, et iga haigla peaks oma prognoosid ise haigla sees tegema, kui palju üldkirurge tal 5 aasta pärast näiteks vaja oleks. Minu poolt mul kogemus suht väike, aga te mainisite, et me nagu koolitame liiga palju inimesi, et lõpuks meil ei ole kuskile tööle minna. Ja ma tegelikult arvan, et seal on selle töö ja koolitamise vahel päris suur must auk, kus tegelikult haiglad ju vajavad rohkem spetsialiste. Meil on polikad üle täitunud. Minu nagu ITK kolleegid teevad poolikat kindlasti suurema koormusega, kui see ette nähtud on. Et seal ei ole juttu sellest, et meil on 3 patsiendi tunnis, kaasa arvatud mõned siin tohtrid minu haiglas, et nendel kindlasti rohkem. Et ma arvan, et see koolitamine otseselt ei ole nagu nii suur probleem, et meil jätkuvalt on vähe arste. See probleem on pigem see, et miks me ei võta nagu haiglas rohkem tööle inimesi ja see ilmselt rahaline probleem. Mina ütleks, et ma toetaks alati selliseid ettepanekuid, kus on mitmeid võimalusi, sellepärast, et haiglatel võiks tõesti olla ka iseseisev tellimus. Aga teisest küljest võiks alles jääda ka riiklik tellimus, sellepärast
Et muidugi võib täpselt, sa tõid hästi välja selle, et aga miks ei võeta kõiki siis tööle. Aga kui teha niisugune statistiline arv, et Võru maakonnas elab näiteks 30 000 inimest, siis võiks ju Mõnistes olla ka silmaarst ja ortopeed, aga millegipärast ei ole sinna ühtegi silmaarsti ega ortopeedi kabinetti avatud. Kõik tahavad pöörduda keskusesse, kus siis on arste rohkem ja patsiente rohkem. Et võiks olla mõlemad võimalused, on minu arvamus. Taavi tahab veel natuke kommenteerida. Jätkuküsimuse veel, et need kirurgilised erialad, neid on nagu väga-väga palju. Et kuidas noor inimene teab, et ta lõpetab ülikooli ära, öelda, et nüüd ma tahan saada veresoonte kirurgiks või nüüd ma tahan saada ortopeediks või torakaalkirurgiks või üldkirurgiks. Et kas sellisel mõttel oleks nagu jumeta, et see esimesed nagu 2 aastat oleks kõik selline üldine kirurgia, mitte üldkirurgia, aga ütleme lihtsalt kirurgia, kus siis inimesed käivadki need erinevad tsüklid nagu läbi, kohtuvad erinevate inimestega ja siis see valik nagu selgub, kuhu keegi siis nagu jõuab või mis erila ta endale siis valib või ta välja valitakse, et selgubki seal nagu selle vaheeksamil siis et keegi ei teeks seda valikut kohe kui lõpudiplom on käes, et nüüd ma hakkan kardiokirurgiks. Jah, see on väga hea koht, kus mõelda, sest tegelikult ma juba mainisin, et meil ongi see 1.–2. aasta väga selline ülevaatlik, sest kui me astume sisse, enamus meist on käinud kuskil tööl või kuskil varjutamas või enam-vähem saame aru, mis toimub ja mida me tahame. Tegelikult aga 2 aasta jooksul see arusaam laieneb ja me teame täpselt detailselt ja siis võib-olla saabki nagu eriala vahetada. See mõte, et see erialaõppe võikski alustada nagu sealt kohast, kus on 3., 4., 5. aasta on hea, aga kuidas me siis lepime kokku, et ütleme 3 inimest tahavad plastikasse, 5 inimest ortopeediasse ja ainult 1 üldkirurgiasse, näidana, et kuidas siis seal edasi hakkab see valik toimuma. Muidu inimesed jäävadki 2-aastase residentuuriga ja teevadki nagu üldtööd. Eks see valik on siis niimoodi, nagu ma saan aru, oluliselt vanemad kolleegid, et oligi nii, et kes oli seal pingereas eesotsas, see sai siis selle esimese valiku nagu teha, aga see minust motiveerikski nagu inimesi siis neid õppijaid nagu rohkem pingutama ja ütleme need tööandjad või need inimesed, kes siis tahavad endale seda selli saada, siis nemad ka nagu pingutavad rohkem, et see inimene nagu endale värvata, et see ongi siuke võimalus, kuidas siuke klapp tekiks. Trikoovooru tegelikult me ju teeme kogu selle 6 aasta jooksul ülikoolis, et nii nagu sina ja nii nagu mõned teised aktiivsed üliõpilased ju kogu aeg käisime, olime kohal just selle jaoks, et me ju tahtsime, et meie peale mõeldaks ja meid valitaks ja et me ikkagi valiksime seda õiget eriala ja loomulikult kui räägime eriala valikust, et sinul on perekondlikult see, mis sul ei olnudki teisi valikuid. Mina ütlen, et minu jaoks oli väga inspireeriv Toomas Ellerve. Nii nagu ka Elijärve jaoks, eks ole, et meil on ikkagi olnud 1 guru, kes on meie jaoks näidanudki, mis see veresoonte kirurgia on olnud. Aga seal on jällegi see, et kui kaugele see kannab, sõltub ka sellest, et kas see, kelle foonil sa sinna erialasse lähed, kui palju on seal otsustusõigus, sest et meil ei ole tegelikult ühelgi erialal sellist ühtsust. Me kõik võitleme oma asja eest. Kõik on oma nurgas nagu kõige paremad. Et see viibki need noored inimesed, ka siis, kui näiteks üle meelitatakse ühelt erialalt teise oi tule, tegelikult ta tahab lihtsalt see kirjatsura, kes täidaks seal pabereid. Et ta üldse ei huvita päeva lõpus, mis see inimene pärast see residentuuri lõppu teeb. Ja see on minust nagu väga lugupidamatu, sest mis sa toodad neid inimesi. Aga tegelikult see ju lahendaks selle probleemi ära, kui haiglad kohe annaksid oma oodatava või soovitava numbri ette ja siis hakkavad maast madalast õpetama ja siis on neil ka nõnda nimetatud väike leping olemas selle uue... Mis saab, kui see inimene ei sobi? Näiteks algul sobis ja nüüd 5. ei, see ikka see meile ei istu. Siis on lepingu rikkumine. Ja mõned asjad ongi paratamatud, ega ei saagi ütelda, et kui ei ole seda spetsialisti vaja, siis teda lihtsalt ei mahugi sinna, ei olegi rohkem vaja veresoonte kirurgia, kui sellesse osakonna töömaht ei võimalda seda. Ja see ongi nagu pragmaatiline otsus ju, et ega ei saa tõesti toota ju eriala inimesi juurde, kui nendele vastavat mahtu ja pädevust ei tagata. Siis lihtsalt ei olegi vaja. Ja doktor Vaasna. Aitäh, väga huvitava
päeva ettekannete eest ja siin on, jätkaksin siin Taavi küsimust eeskätt selle haiglate tellimuse suhtes residentide arvu üle. Ja nagu juba nimetatud, võtame Skandinaavia maadest eeskuju. Minu tütar on Rootsis Uppsala haiglas lõpetanud siis anestesioloogia residentuuri. Tema minek oli sinna sellepärast, et ta ei saanud sisse. Aga seal võeti kohe siis residendiks, saad ülikooli lõpetamise järgselt. Ei ole nagu residendi ametikohta, haiglad ise valivad, ise nad jälgivad neid, tehakse ajutine tööleping pooleks aastaks ja siis sealt toimub see esimesel aastal selektsioon. Ja samas ei ole ka kohustus siin haiglasse lõpuni tööle jääda, aga siis on sul ikkagi alati võimalus sinna jääda. Nii et sellises organisatsioonis see kõik ikkagi toimib. Et tegelikult meil Eestis on ka selline haiglate selektsioon juba olnud residentuuri algusaegadest peale. Kui residentuur hakkas, siis haiglad ikkagi tegid ettepaneku oma vajaduste järgi, aga see lõppes sellest ära, et kardi sellist ületootmist. See oli mõned aastad ja nüüd me nagu näeme, on jälle ületootmine või ikkagi on. Nii et siin on tegelikult sellest ka räägitud, et võiks tagasi minna, aga leitakse igasugused põhjused, et see ikkagi ei ole hea. Ja mina ka toetan seda, et haiglad võiksid siiski ise valida omale vajaliku tööjõu ehk residendid. Aga meil on veel üks suur probleem, mis on juba terve meie iseseisvuse aja lahendamata, see on tervishoiuasutuste arengukava. Ja meil oli 2 nädalat tagasi väga huvitav Tartu kirurgide seltsi koosolek, kus ka ministri tasemel oli seal ettekanded ja kus väga selgelt ikkagi selgus ja tunnistati, et tegemist on poliitiliste küsimustega. Et see on ju alus, et kui me saame haiglavõrgu korda, siis me saame ka residenti ju sinna, need haiglad ise saavad ju kindlamini neid ravida või valida ja sellest läheb ju meil ikkagi võiks ju paremaks minna. Mina arvan küll, et see nii võiks ju väga märgatavalt paremini toimida. Aitäh selle kommentaari eest. Mulle väga meeldis see mõte, et haigla küll soovib võib-olla, et resident tuleb, aga resident peab tahtma sinna haiglasse minna ka. Ja tegelikult see kohanemisaeg mõlema jaoks on väga oluline ju. Jah, ma olen nõus nii. Meil on veel üks küsimus. Siin me räägime praegu, et eriarstid ei leia tööd. Teiselt poolt avalikkusele räägitakse seda, et meil on suur puudus eriarstidest. Kuidas võiksid need 2 vajadust kokku saada ja kas meil on mingi veebileht või mitu veebilehte, kus oleks kirjas need vabad kohad, need haiglad, kes võtaksid selle 2. või 3. eriarsti välja pakutud tingimustel tööle. Et eriarst, kes tahab tööd leida või töökohta vahetada, saab vaadata listist, mis võiks talle sobida. See oleks kõik väga tore, aga see tähendaks seda, et me peaksime see mahkerdamise ära lõpetama ja ausalt ütlema, et kus meil on seda vaja, sest et praegu ma näen, et tegelikult võib-olla see vajadus mõnikord tekitatakse kunstlikult, sest et nii hea kandidaat tuleb. Praegu me käisime doktor Palmistega vaheajal seal näituseletis ja doktor Palmiste sai seal 3 tööpakkumist erinevates kohtades seal välismaaiglates ka, et eks neid pakkumisi on, aga võib-olla... Ja tuletan meelde, et meie praegune sotsiaalminister, doktor Joller, kui ITK lõpetas minu lepingu, siis doktor Joller oli siis see, kes rääkis mulle hingestatult, kuidas ma peaksin minema perearsti residentuuri üle. Sest et perearsti töö on nii lahe. Siis ma ütlesin, kallis Karmen, et aga sa aru saad sellest, et mina olen veresoonte kirurg. Ma olen panustanud sellesse, et olla Eestis veresoonte kirurg. Et see ei ole see vastus, mida ma sinult ootasin. Ja pärast ta muidugi hiljem ütles, et ma sain valesti aru, aga tegelikult ma ei saanud valesti aru. Et kui me nii olulised inimesed nagu meie tänane sotsiaalminister võib-olla, me ei adu nagu teineteise probleeme. Et kas Eesti riik tundub mulle väga rikas, et ta koolitab järjest neid residente, aga tal ei ole kuhugi neid panna. Ma kommenteeriks mõlemat küsimust, et doktor Tiit Vaasnane, ma ütleks, et meil tegelikult on päris palju igasuguseid väga häid arengukavasid. Onkoloogia arengukava on meil, aga me peaks neid ka rakendama. Küsimus ongi lihtsalt, et on kavad,
ja neid on palju, et neid tuleks rakendada. Siis ilmselt tekiks ka muutus, kui neid nagu päriselt jälgitakse ja võetaks kasutusse. Ja teise küsimuse kohta ma ütleks, et tegelikult tellija on ju Tervisekassa. Ega teeme sellise näite, et on puusaliigese proteesid. Tervisekassa tellib ju teatud summa eest teatud arvu neid. Järjekord on mitu aastat. Kui seda raha oleks piiramatult, võiks ju tõesti võtta 10 ortopeedi tööle ja kõik selle järjekorra ära likvideerida, aga küsimus on ju tellimises. Kui palju suudetakse tellida, nii palju tegelikult suudetakse ka teha ja nii palju on ka personali vaja. Kas ma saan siis õigesti aru, et teie hinnangul ei ole meil eriarstidest puudus? Kuulutusi ma arvan, ei ole. Et ei ole. Veresoonte kirurgidest kindlasti mitte, neid on ikkagi nagu iga nurga peal peaaegu. Mina ütleks niimoodi, et me põhimõtteliselt sageli kasutame arste valesti. Sellepärast, et kui on üks spetsialist, veresoonte kirurg, siis tal peaks olema terve meeskond, kes töötab tema heaks. See, et tema peaks siis kogu aeg ainult tegema oma väga spetsiifilist lõiku ja tal peaks olema meeskond, kes teda aitab, see oleks kindlasti palju efektiivsem lähenemine kui see, et kõik täidavad ühtemoodi kõiki pabereid ja tegelevad muude asjadega. Nii, aga vist on aeg meil see sessioon sulgeda. Et suur tänu, et nii kauaks jäite, suur tänu küsimuste eest ja kohtume jälle. Ja, aitäh teile! Et head kuulajad, ma ühes kasutan võimalust, et tänada siinkohal kõiki, kes jäid sellele reede pärastlõunasele viimasele sessioonile, kõiki lektoreid, kõiki korraldustiimi liikmeid, olete oodatud juba septembrikuus meie eetikakonverentsile, detsembrikuus üldkogule ja aasta pärast järgmitele arstide päevadele. Et aitäh ja ühtlasi täname ka Eesti Rahva Muuseumi meie lahke majutuse eest. Ma usun, et see oli väga vahva koht, kus konverentsi pidada. Aitäh!